Tere, mina olen Marit ja mulle tohutult meeldivad taimed ja oma jutuseerias Peast aednik tutvustan ma teile erinevaid taimi, lugusid taimedest ja põnevaid kokkusaamisi taimedega. Jaanuarikuu esimeses loos tutvustan ma teile ühte näitust ja näituse illustreerimiseks ühte raamatut. Tegemist on 17. sajandi madalmaade kunsti tutvustava näitusega, mis on üleval Kadrioru kunstimuuseumis kuni 25. jaanuari. Selle nimi on Naudingute aed. Ja mul ongi siin raamat, mis on siis sellest samast näitusest või näitus on sellest samast raamatust, kuidas võtta. Imeilus raamat, imeilus näitus. Miks ma sellest räägin? Sest väga paljud inimesed soovitasid mul endal sinna minna ja kui ma seda käisin vaatamas, siis ma olin täiesti kadunud kuhugi teise maailma, sinna samma 17. sajandisse, Hollandisse, kus on tulbid, kus on tulbimaania, kus on need tohutult romantilised kunstnikud. Ja näitan mõnda põnevamat, minu jaoks põnevamat teost. Üks, mille ees ma ilma naljata, ma arvan, seisin pool tundi, on siin pildi peal. Ja selle teose autor on Jan Brügel teine. Ta on 1653 aastal maalitud ja see on täiesti võrratu teos. Need tumedad taustad, toonid, milles paistavad palju paremini välja need erinevad taimed. Esiteks, see näeb väga sümpaatne välja, aga miks mina seisin pool tundi selle pildi, selle tohutu suure maali ees, oli see, et ma hakkasingi huvi pärast vaatama, kui palju erinevaid taimi siin on, kui palju erinevaid õisi ma suudan kokku lugeda. Jah, tulbid on väga ilusad, roosid on väga vapustavad, anemoonid on väga silmapaistvad, aga mind hakkasid just paeluma need nii-öelda väiksemad, need natuke tumedamates toonides lilled ja nii ma vaatasin, et kui vahva näsiniined, sirelid, kuldvihma, siis mingisuguseid ilmselt viirbuid, siin on roosõielisi, vaatasin, et vau, kui vahva, siin on mingid nelgilised, siin on väike igihali, mingisugune asteldega ohakalaadne toode ja miks see pilt veel mind hästi endasse süübis, oli see, et 17. sajandil juba hinnati näiteks sinilillede ilu ja siin on üks sinilille sort, täidisõieline sort ja teiseks, millest ma olin täiesti vaimustuses, oli see varsakabja sort, täidisõieline sort. Ma lihtsalt vaatasin, mõtlesin, vau, 17. sajand, Hollandi, no kas pole mitte vapustav, et lisaks siis nendele nii-öelda tohutu suurtele uhketele roosidele, tulpidele on leitud ka looduses neid põnevaid sorte ja neid näidatud ka siin maailmale. Ja kolmas põhjus, miks ma nii kaua siin olin, sest et ma üritasin välja selgitada seda ühte taime, mis siin pildi peal on. Mingisugune põnev taim, veel ei ole aru saanud, mis see on, aga see teebki selle pildi nii põnevaks, et ma tahan aru saada, mis taim see on. Ja tõesti, et see pilt on üks minu kõige lemmikumad neist kõigist. Aga mitte ainult see, et ma märkisin siin raamatus ka veel mõned põnevamad asjad ära, mida näidata. Ta tutvustab siis seda aega, kus lilled olid au sees, romantiline, väga fotorealistlikud maalid. Mulle nii tohutult meeldis see Türgi must köömen. Seda oli väga paljudel maalidel näidatud, et selline lihtne, aga samas nii efektne taim juba 17. sajandil au sees.
seal näitusel on hästi palju erinevaid tube ja üks põnevamaid, kus oleks tahtnud olla kellegi veel targemaga koos, oli siis selline nii-öelda putukate tuba ja seal on hästi ilus tapeet seina peal ja hästi põnevad pildid. Ja mis minule jäi seal silma, oli see tegelane, kellel on siin 2, 4, 6 jalga, 4 tiiba ja kas see on päriselt mingisugune putukas või on see hoopis mingisugune muu tegelane, pole õrna aimugi, igal juhul väga äge nägi välja. Ja selle toa kõrval oli siis nii-öelda minu jaoks selline loodusimede tuba, kus olid siis erinevad nii-öelda topised ja igasugused lilled, kivistised ja muud põnevad asjad, et 17. sajandil avastati ja osati näha seda ilu ja panna seda siis enda jaoks nii-öelda tallele, et ka muudel aegadel seda vaadata. Tulles veel nende piltide juurde, siis minu jaoks üks selline kõige suurem ahaa oli see pilt, et kui enne need tulbid, need roosid, vau, nii ilusad, need lilled, eks ju, aga selle teose puhul mulle nii tohutult meeldis, et siin ongi tuliohakas. See on looduses tehtud pilt, kus au sees on seesama tuliohakas. Siin on neid moone, siin on veel erinevaid liike. Seda ma ka vaatasin ja lugesin mitut erinevat looduslikku liiki. Ma leian siin, et siin pildi ees ma seisin hästi kaua. Täpselt samamoodi sellised tumedamad toonid ja natukene selline teistsugune lähenemine, kus on siis sellest tumedamast metsast üks pilt, et kus on neid õisi, aga siis on siin ka maod ja seened ja liblikad, et see mind väga kuidagi tõmbas endasse, et see selline nagu selline müstilisus, et lillepildid ei pea olema alati hästi rõõmsad, vaid lilli saab maalida hoopis siis ka selliste müstiliste tegelastena. Üks hästi suur ahaa-efekt oli see Verandaeli töö, kus vaatan seda pilti hästi tükk aega, vaatan ja vau, et siin on see Süüria hibisk on pildi peal ja siis on see üks siis selle kassitapu sugulane, aga mis mind jäi nagu selle pildi puhul, kassitapp ise, tema sugulane, et mis meil jäi selle pildi puhul hästi nagu kummitamised, vaatan neid liblikaid, vaatasin, et oi, huvitav, et miks need liblikad nagu siuksed on, et kas ta üritas siis neid liblikaid nagu liikuma saada või mis teema nende liblikatega on ja kuulan siis seda audiogiidi ja mis selgus oli see, et kunstnik oli need liblikad, päris elu liblikad, siis nii-öelda teinud, kleepinud nad natukene sinna selle värske värvi peale ja hiljem maalinud siis hästi peenelt selle liblika sinna teosesse. Ehk siis teose jaoks oligi kasutatud päris liblikaid, et see oli päris selline vahva ahaa-efekt, et minu meelest tervet seda näitust minu jaoks iseloomustaski see, kus mul tekkis neid pilte vaadates nii palju küsimusi ja jah, audiogiid vastas väga paljudele küsimustele, aga väga paljud küsimused jäi vastamata. Ja kui ma hiljem nägin seda raamatut seal poes müüdavat, siis mul oli, jah, see on nüüd see raamat, mis minuga koju tuleb, sest et mul on see raamat nüüd olnud äkki nädal aega või niimoodi ja päris palju küsimusi on vastuseid saanud, aga veel ootab lugemist, et see kunstiajalugu on nii põnev ja mind on alati see madalmaade 17. sajand köitnud, et see armastus tuli natukene tulpidega ja selle tulbimaaniaga minu elus, aga ka siis seal Hollandis. Aga see romantiline 17. sajand, see on vist väga paljusid köitnud ja minu meelest ka praegu ju fotokunstis tehakse seda väga palju järgi. Et selles mõttes ei ole ma ainus ja ilmselt jääb see romantiline stiil veel kauaks.
inimesi erutama. Siin üks teos ja üks tuba, kus olid siis välja pandud sellised need lillepärjad, et jälle see kunst, eks ju, see lill ise, aga see, kuidas see kunstnik on osanud panna neid taimi niimoodi kokku, et teha neist selline põnev pärg ja näitust vaadates mind eriti paelus see, et aga kuidas on võimalik, et nendes pärgades või piltides on siis sellised varakevadised õitsejad, erinevad sibullilled, aga siis poiengid, siin on elulõngad, siin on jasmiinid, hibiskust, siin on roosi, et kuidas see võimalik on, et nad on nagu niivõrd palju erinevate aegade taimi kokku saanud panna. Lugesin raamatut ja põhimõtteliselt oli nendel kunstnikel siis selline kataloog, et nad olid maalinud neid erinevaid taimi sellel ajal, kus nad olid kõige ilusamad. Ja siis üks hetk, kui nad hakkasid seda tööd kokku panema, siis nad nii-öelda vaatasid kataloogist, panid kokku ja niimoodi ongi saanud selline ajastud kokku ühes pärjas, ühes pildis. Et see oli nagu minu jaoks oli selline kõige suurem ja ilusam ahhaa-efekt. Ja lõpuks ma olen jõudnud selle pildini, mis on siis selle terve näituse nii-öelda peaesineja ehk siis Jan Brügeli esimese teos, kus siis nii-öelda hästi palju kõnetab inimesi see botaaniline mitmekülgsus, aga ka siis see müsteerium selle nii-öelda sinise tulbi osas. Ja jah, mina ka lugesin üle ja juba nagu ma tohutult kiidan seda raamatut, aga üks selline nagu märkimiskoht on see, et mina vaatan seda pilti, loen neid taimi ja siin on paar tükki on jäänud puudu ja paar tükki on natuke valesti määratud, aga see selleks. Aga veel lugedes siis selle sinise tulbi kohta, siis väga huvitav, võib-olla see vastus veel tuleb kuskilt, aga mina omalt poolt juba tahaksin täiendada, et jah, sinist tulpi ei ole, sellist sinist sorti ei ole olemas, aga mina olen näinud oma elus sinist tulpi. Sinine tulp saab juhtuda siis, kui näiteks hästi tumedad sordid, just need mustjad sordid hakkavad nii-öelda vananema, aga ka siis sellised sinakas punased sordid hakkavad vananema ja siis tekib neile mingi hetk selline sinine värv sisse. Ja ma veel ootan, et see kuskilt siit raamatust tuleb välja, aga see on nii-öelda minu piisk sellesse kultuuriajalukku, et kuidas on võimalik siis sinise tulbi müsteerium. Ja viimaseks ma tahan teile soovida väga head näitust ja ma soovin, et te leiaksite sealt näituselt oma ükssarviku. Ühel teosel on siis näidatud lisaks muuhulgas üks laama ja üks ükssarvik ja selle ükssarviku müsteeriumi illustreerimiseks on selle maali kõrval ka 2 ükssarviku sarve. Ma loodan, et jõuate sel kuul see näitus Kadrioru kunstimuuseumis ära külastada ja leida see ükssarvik ja armuda sellesse 17. sajandi lillepildi hullusesse.